Tere tulemast teadlikkuse jututuppa Märdi ja Meritiga. Laiviga oli nagu on. Kuidas, mis sul toimus? Mis toimub? Ei, huvitav on see, vaata, ma ei tea, osalesin selle Moira Mesti koolis ja siis oli viimane kool oli niimoodi, et ta lükkas selle nagu 3-osaline kool, ta lükkas selle nagu edasi. Ja see hakkas nagu mega intensiivselt pihta ja siis ma olen märganud nagu teistes situatsioonides ka, kus isegi mitte nagu lähedal seisvad või relatsiooniga inimesed, eks, räägivad millestki, kus mul tekib üles intensiivsus, siukene viha intensiivsus ja siukene, et sure ära või saa teadlikuks, siukene, aga ma hakkasin vaatama selles mõttes, et kui Gary ütleb, et sellel momendil, kui sa tunnetad valet, et on täitsa õigus olla tige, eks ole. Aga samas, kui ma hakkan vaatama, mitte et kustutada, mis ma ütlesin, vaid see just, et ma märkan, et see hakkab mind lõhkuma. Sest see ei ole huvitav vaatepunkt. Et see, et näiteks ja siis samas, kui ma hakkan vaatama neid, siis eks ole, et mis see on tegelikult, mis energia mind trigerdab see kuskil, on see, et need, kes räägivad, ei ole nagu kas autentsed või nad teevad ennast õigeks valeks, lähevad tohutult sellesse duaalsusesse sisse, eks. Ja nende betoonkõvade nagu seisukohtadega. Ja see toob mul üles mingisuguse energia, et mina muutun tigedaks, eks ole. See tähendab, see on väga huvitav ja ma olen nagu küsinud küsimusi ja siis ma nagu, et kas see on teema, kuhu ma peaks sisse minema, et seda lahustada. Kas selles mõttes, et see on raudselt nagu ikkagi minu iseenda mingisuguste asjadega seotud. Sa teed praegu, ise küsin, ise vastan. Aga see energia, eks ole, selles mõttes, et noh. See energia hakkas jooksma juba siis, kui eile öösel hakkas jooksma juba. Ma olin nagu, kurat asi see on, ma mõtlesin, et keegi ühendub minuga vist homme. Aga kogu, nagu selles mõttes nagu kogu maailmas, noh näiteks nüüd nagu, eks ole, et vaata, kui kõik räägivad, noh kuidas näiteks, et need samad Epsoni failid või kõik, noh, naisi, lapsi, kõike tapetakse, vägistatakse ja kõiki asju, eks ole. Ja kui siis väga siuksed tõsised ja suured inimesed räägivad sellest, siis ma võiks nad kohe jala pealt maha tappa. Sellepärast, et noh, nagu mul on nii siukene. Ja nüüd sa said selle vastuse kätte. See vahendamine hakkas siin pihta. Ma ütlesin vanemale, kuule, ma peaks selle lindistama ja lihtsalt paneme selle lindistuse tööle, kui nüüd Meritut, kui see kõne pihta hakkab. Sest ma ütlesingi, et saad sa no ma nagu kanaldasin seda, mida sa praegu räägid läbi sinu juba. See vahendus hakkas siin ka pihta juba, see ühendus. Ja mõtlesingi näed, et see on hea näide vanema sellest tapmise energiast. See on see, kui sa tajud seda maailma lollust ja sa lihtsalt nagu, sest vaata, kui sa tapad seda, ütleme Moira puhul näiteks tajud seda, kui sa teed seda iseendasse nagu saad jaoks sure, see alati mõjub sulle ka ja kõigisse nendesse eluaegadesse, kus sina oled koos temaga seda loonud olnud või valinud. Aga selles mõttes Moira kõnes oli see natuke teistmoodi, et seal oli üks osaleja, kes nagu nõudis, et Moira teda kuulaks ja temaga nõustuks või temale vastu läheks, et ta nagu võtaks üles selle kaklus, eks ole. Moira nagu põhimõtteliselt nagu tavaliselt on, Moira on ju ise olnud see, kes küsib on ju alati ja üritanud nagu mõistlikult aru saada või kognitiivselt aru saada asjadest ja kuidas nagu Gary on nagu oma selle
space'iga ja kogu see aeg nagu näidanud talle seda, et sa istud sa oma hinnangus kinni, sa istud oma seisukohas kinni, sa istud selles dimensioonis, kus sul on ainult 3 punkti, kus sa seal üritad kõiki asja teha, ma ei tea. Ma räägin, praegu on ise küsin, ise vastan maraton sul, sest sa praegu vastad kõigele ära, mis sa ise hetkel, nagu mis su teema on, sest see on täpselt see, mis su teema praegu on. Ma nagu ei pea midagi isegi ütlema. Sa lihtsalt nagu... Jumala hea. Ma järgmine kord teen ise endaga suus. Ma olen teinud neid, see on päris kuradi ägera. Aga nagu, siis mul tuligi praegu ainus asi, mis ma saan küsida, mis su küsimus on? Jah, see... See vahendab kogu meie seda punti. Ja see, et mis on kergus sellega? See... Okei, ma jõuan siis sellesse kohta, nüüd on minu aeg rääkida. Kas sa ei ole valmis tunnustama enda tapmise energia võimekust nendes hetkedes? Jah. Keerame seda veel peale, nii palju peale, et see ei peaks enam väljenduma selle vihana. Sest vägivõimekus väljendub vihana. Okay. Ja kui sa keerad selle, tunnustad ennast, et mul on tapmise võimekus, ja sa oled see tapmise energia, sest see on huvitav, kui su tapmise energia on üle selle nii-öelda normaalsuse siis, ja sa oled selleks juba kehastunud, siis see on kõige rahulikum energia, mis üldse olla saad. See on huvitav vaatepunkt. Ja, aga vaata seal selles osas, kus ma võtan nagu selle tapmise energia ja olen see on väga fine. Praegu see on, aga see ongi, ta väljendub hetkel sinu elus ebastabiilselt. Sa üritad seda kontrollida või kuidagi normaliseerida mingisuguse, see sama, mis sa kirjeldasid, 3 punkti ja mingisuguse hinnangu ja kognitiivse asjaga. Need, kui palju ükskõik mis elu sina oled teinud valeks teiste või iseenda juures energia või sind praegu tehakse sinu suhtes või elus valeks, sest emad ei ole sellised ja naised ei ole sellised ja mis iganes need asjad on. Ja kui palju siis teised kontrollivad, et sa ei plahvataks välja ja kui palju reaalsus kontrollib, et sa ei plahvataks välja. See muutub kõik meil siin muutub. Ja samas jälle selles mõttes, et kui ma vaatan nagu seda tapmise energiat, siis mul mingi pärast tuleb sealt alt ikkagi ülesse, et ma tahan midagi muuta millekski, mis mul on mingisugune punkt kuskil. Ehk et see ei ole nagu huvitav vaatepunkt. Et see on sinu aju üritamas seda loogikasse panna, seda protsessi ennast. Ta üritab kontrollida seda, kuidas sinu being praegu selle kõike majandab. Mis on nõutav siin, või tegelikult kõik, mis me enne rääkisime, kes hävitaksid ja kustutaksid. Jah. Kõik kogu aeg, kus sa oled ära ostnud, lähme siit, Right, Wrong, Good, Bad, 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 Go 100, Resource Boys, Boys, Grace, Spaces and Beyonds. Kes sinu elus on või oli see, kes seda energiat esimesel tegi ja kui vana sa olid, kui sa tal selle ära õppisid ja siiamaani usud, et sedasi sa peaksid toimima? Ja juba jookseb sealt, seal isegi mitmeid. Jah. Siis kõik see. Ja mul tuleb tädi ja vanaema, kes omavahel nagu väga võimsad naised, eks ole, kes omavahel nagu ikkagi nagu tõsiselt nagu... Mis on see kingitus ja mis on see lollus, mis sa oled sealt ära ostnud? Ja. Mida sa nüüd valida tahad? Ja. Kõik, mis ei luba sul siin olla iseendana ja valida seda, kuidas sina seda luua sooviksid, olla sooviksid, valida sooviksid. Kes hävitaksid ja kustutaksid, kui siin on kord see, mis luba sul teada tajuda olla, valida seda mängu kerusega, Right, Wrong, Good, Bad, Boys, ja kui palju sa teed seda, et tõestada, et sa oled mestreaalsuse suurim päästja. Hävitaja, vaid sa oled mestreaalsuse päästja. Kui palju sa teed seda, et säilitada mestreaalsust? Ja teine asi on see, et ka see, et kui sa hakkad sellest nagu lahti lastma, siis ta ikkagi tuleb nagu ülesse tagasi. Selles mõttes, et nii palju nagu siukest
väljaspool mind, mis tegelikult ei oma, mis tegelikult selles mõttes, et sa võtad mingid seisukohad, eks tegelikult ei ole vaja, ei istu seisu ega lama kohta võtta. Ja, Tegelikult sest on huvitav vaatepunkt. no see ongi mestreaalsus, see mateeria, mass, energia, aeg ja ruum, sest see Jah. massi sa lood tähtsusega, sa võtad, see siin on tähtis, siin on see hinnang, siin on see vaatepunkt, siis see loob mulle nüüd selle reaalsuseks. Kui ma midagi luua tahan, ma pean võtma selle tähtsuse ja massi ja ma pean tegema seda ja nii, et kui palju sa siin ka, no see ongi see sama, mis me jõudsime, et aju, sa üritad läbi aju või su aju teeb ka seda mingis mõttes, sest ta on mõeldud selle jaoks. Siis milline su elu oleks, kui sa lülitaksid aju välja esimest korda elus? Jah, kui palju seda jah. Kui palju siis space'i juurde tuleks? Aga kui palju siis mitte keegi tunne ära sind enam? Sest sa oled nii sina ise, et sa ei kuulu absoluutselt ühtegi kellegi teise mestidesse. Et kas sa oleksid valmis olema mestis iseendaga, ilma mestita teistega? Mestis iseendaga. See on nagu mestima. Ja kas eesti keeles on sellel üks teine tähendus ka, et sa oled nagu iseendaga koos või sa oled nagu iseendaga selles relationis tegelikult. Jah. Aga miks mitte relationis, sa oled iseendana, jah? Okay. Praegu on nagu mesti. See oli väga hea pealkiri praegu, kuidas see oli? Siis me valime seda suurte tähtedega mesti, selle asemel, et mestis endaga olla. Aga nagu, jah, siuke. Mest või mestid endaga? Mest või oled need? Selle peaks ma natuke... Ja kui palju sa väldid ka tegelikult samaaegselt seda tapmist. Sa võtad ainult selle energia, aga isegi kui sa praegu näiteks rääkisid, sa ei las seda välja. Sa võtsid, sa plahvatasid nagu sisse endale ja siis panid selle siia nagu tagasi endasse kuidagi. Selle rääkimise käigus. Selle asemel, et näiteks praegu ka, et aga siin on võimalik meil kogu planeedile see ja universumisse see kui pask laiali saata või ära hävitada. Okei, ja see on ikkagi mingisugused, kus mul on raske nagu mingid sõnu peale panna, mingisugused nagu hinnangud, mida ma olen enda sisse võtnud. Nojah, see on selles mõttes, et see üliemotsionaalsus või mingid siuksed asjad, mingid siuksed madalamad energiat, mida on alati pidanud. Üliemotsionaalsus, madalamad energiat. Siin ei ole üldse hinnanguid. Ja ma just tahan küsida sult, et kui palju sa üritad kontrollid, kui palju sa ei luba endal väljuda kontrolli alt? Näiteks see, kui sa tegid seda, kui sa käisid seal, see massaaži asja lasid endale teha või valid ise ennast. Need on need korrad, kus sa oled kontrolli alt väljunud. Ja siis need on need korrad, kus sinuga on kõige kergem suhelda, sest sa oled sina ise. Sul ei ole neid meste, sul ei ole neid isiksusi, sa ei tee neid mingeid asju, et näidelda või näidata selle, et ma olen siin see ema ja ma olen siin see ja ma järgin seda teadlikkust või seda antiteadlikkust või seda hinnangut ja nüüd ma olen nende vaatepunkti ja siin on minu arvamus sellest ja sellest ja sellest. Vaid sa oledki, mulle seda, see teeb rõõmsaks. Ja kusjuures, ja see hästi huvitav on see, et kuidas see, kas see on nüüd see ennast distraktor ilmselt, et sa ei tohi olla rõõmus ega happy ega kõik on nagu raskus ja bla bla bla. Me jõuamegi siia, 8. aprill tuleb teemonite klass, siis kui paljusid see on ka üleval. Kui paljusid teemoneid ja tekkisid sa toidad selle mitte rõõmus olemisega. Ja üldse nende teatud energiatega, aga see ei ole nagu selles suhtes, et sa otseselt nüüd need on kogu aeg siin, vaid üldiselt, kui sa ei vali olla iseendana, ükskõik mis su elus toimub ja ei vali seda rõõmu, siis alati nendel on rohkem nagu lustakust ja nemad saavad rohkem jõudu juurde võtta. Mida sa valida saad iga päev, aga siin on mingi muu asi, see kõnetab. See on midagi, mis nagu hoiab seda nagu mingisugune ankur või ma ei oska sulle öelda. Keda sa tappa ei julge, et kui sa ta ära tapaksid, lõpuks sa saaksid vabaks läbi eluaeg, et aegad ruumid. Oota, mul on siin üks... Mul kan ta väga sulle vi köpa en is. Så mycket bara spisa. Kan vi ta den där Olsson?
Ja Oskar sai oma selle dirt bike'i, neil on vaja sõitma. Ma nägin pilte. Aga lahe, et nad käivad, nad tulevad ja ütlevad, et tahavad õue minna. Seda ei kuule väga tihti tänapäeval. Ma räägin, leia õiged asjad, küll nad hakkavad küll õues käima arvutitest. Täpselt. Oot, me jäime kuskile. Mul hakkab kohe siin, ma hakkan mingit muid asju tegelema. Mis tegema hakkad? Ei, need distraktorid tulid kohe. Nagu Ja samas on panus. Ja Oskar oli panuseks, aga siis kukkusid mingid asjad siin ümber ja nii. Ja, kellel on? Aga see oli, oota, ma isegi ei tahtnud kuulda seda küsimust, et keda ma ei ole nõus tapma. Ja. Ma arvan, et see on väga tugevalt iseennast tegelikult. Vaata, nüüd ongi see. Kui palju see need ongi, need twistid ja isiksused ja see mest, see vari, mis on, sest et mestis elada või et elada selles energias või et olla seal reaalsuses, sa pead alati võtma oma piingu ja tegema sellest mingi moonutatud energeetilise vormi või versiooni, kus sa ei ole kohal. Ja sa oled automaatpiloot ja siis sa oled seal teiste automaatpilooti nende zombide keskel. Ja siis see on hästi huvitav. Nagu see, et sa nagu valid seda näha ja kuulda sinu reaalsuses. Ehk ma valin seda luua, eks? Ja, sest kõik valivad seda. Jah. No aga kõik valivad seda, aga samas mina loon enda reaalsust. Ja, no see ei ole tähtis, sellepärast, et kui siin planeedil on enamus juhib, siis sina oled sunnitud järgima enamus juhib reeglit. Nii et kui palju tõde, kas sa olid üks enamus juhib reegli loojatest kuldsel planeedil? Ma ei tea. Ei. Ja. No see tavaliselt tähendab, et sul on mitu otsustajat nüüd siin. Ja kui mitmeks ma olen ennast kuskile paitnud ja pannud. Sa paluksid kõigil olemitel lahkuda su keast ja sealt ümbritsevalt keskkonnast, astud välja sealt majast, kuniks see vahendamine toimub või igaveseks. Ja, täpselt. Eriti nendele, kes on palgatud takistama sind, et sa ei teadvusta, mida sa loonad. Nii et uuesti, tõde, kas sa oled esiteks selle looja kuldsel planeedil, enamus juhib ja tõde, kas sa oled ka selle järgija samaaegselt ja sa nii ustavad siiamaani järgid seda, et sa kogu aeg, kogu maailm läheb praegu põrgu suunas ja hävingu suunas, siis sina pead kindlasti kaasa minema. Kui kogu maailm teeb mesti ja kõik on alaarengud, kõik on kuidagi automaatpiloodid ja tuumakatastroofid ja mis asjad, siis sina pead ka kindlasti sellega koos olema. Ma aitan neid. Sest sinu reaalsus on nagu sinu vaatenurk loob su reaalsuse. Ja. Ja see on hästi huvitav, et siiski nagu kogu see aeg valid seda sittaks. See ongi vaatepunkt ja implantaat. Need kõik segavad implantaatid, mis sellega seotud on, sikuimplantaadid, eksplantaadid, meepsüribad, kantosaksed, VVR-idest. Sa võid seda kustutaksid? Ja. No aga mis siis on? Selles mõttes, et No praegu see kuldse planeedi, et sa selle ise lõid, on kõige kergem avarus hetkel. Et me võime praegu sinna vaadata rohkem. Siis mis on see, mida sa seal lõid või mis ülesanne sulle anti? See hoiab sind siiamaani vangis, aga nüüd on tulnud aeg teadlikkus avada ja sa ei pea enam vangistama ennast sellega. Ja läheb palju avaramaks. Ja kõik, mis see on ja kõik, mis lubasid teada olla ja valikuid teha sellega seoses ja loobuda nendest vanadest tööriistadest ja vanglatest. See on kõik meie endi annete järgi loodud asjad, et peita seda ja teeselda, et ja me oleme ka nagu inimesed ja tekid. Iga kord, kui sa teed midagi, kus sa ei ole sina ise ja sul on raskus ja sul on igasugune imelikud asjad, nagu meil kõigil, siis me teeme midagi, mida me otsustasime kuldsel planeedil ära, et peita teadlikkust.
see on see moment, kus sa saad öelda siis, kuule, universum, palun ava mind, ava see asi. Ma näen, et see jälle aktiveerus siin. Ilmselgelt siin tagasi on see suur teadlikkus jälle, sest niimoodi see käibki. Ja et ta kogu aeg avab mingit teadlikkust. Ja iga kord on sinu võime baasil loodud see asi, mis peidab seda ka. Mis alati piirab siis. Ja. Nii millest sa oled praegu otsustanud loobuda kõikide nende klassidega, mis sa oled valinud, mis nüüd ilmutab ennast sellel moel? No, okei. Ja. See huvitav, seepärast, et huvitav, et tuli profit ja tulevik. Ja, sest näiteks praegu on ka väga paljude nende loomistega individuaalselt meil kõigi ka on nagu mingisugune, ja seda väga paljud Accessis räägib praegu, et nagu mingi ooteaeg on sotsu. Me nagu sotsu vahepeal universum paneb nagu, et nii, nüüd on siin individuaalselt mingid asjad, nüüd on väga ooteaeg ja siis on jälle vop ja nüüd koos. Ja siis on jälle mingi siuke. Nii et kui sa ei peaks kõike kontrollima, siis kui palju rohkem saaksid sa selle vooluga kaasa minna? Ja kui palju kergem sul olla oleks? Kui sa ei pea kognitiivselt kõike teadma, vaid sa saad teadlik olla kõigest ja kõigist. Ja mul kohe, et nagu selles mõttes, et mis kurilama teadlikkus see on, mida ma nagu peidan kuskil, mis on selle abuse'ide asjadega. Selles mõttes, et mul on ju alati olnud, mind ei ole kunagi abuse'itud, come on. Nagu minu elu nagu ja teistpidi on jälle, see on nii palju peenem abuse, mis ma ise endaga teen. No ja, sest kogu see asi, mis me Kuldsel planeedil tegime, et teadlikkust ära peita, on abusive. Sest see on abusive meie piinguga. Aga see oli tarvilik, et ellu jääda. Aga meil ei ole enam vaja ellu jääda, sest see aeg on läbi. Meil on vaja nüüd elada. Aga see ei näe välja. Kui sa üritad teha midagi praegu selliselt, et näiteks luua midagi, mis on parem sellest, mis see reaalsus on, siis sa alati lood uuesti seda reaalsust. Ja sellepärast, et sul on see punkt, et parem, eks ole, siis see on see samas. Ma tahan rohkem raha, ma tahan paremat suhet, ma tahan vaba olla, ma tahan suhtes olla, ma tahan kodu, ma tahan seda, ma tahan blablabla. Ma tahan, et poliitika oleks selline ja religioon oleks selline. Need on kõik see, et sa lood lihtsalt uuesti seda sama asja teises kujus. Ja siis tulebki see asja, sest see, mida me loome tegelikult teadlikkusena, me ei näe ja me ei saa seda kujutada ette. See on nii väljaspool vormi, struktuuri, määratlust, definitsiooni, kontsentrilisust ja lineaarsust. Nii et milline energiavorm saad sa olla, mis oleks domineeriva tuleviku täielik teadlikkus siin praegu selles aegruumis. Mis täielikult aktualiseeruks sinu mittereaalsusena. Kõik, mis seda ei luba, kas määritakse kustutakse. Right, wrong, good, bad, bot, boko, 100, source, boys, boats, creation, spaces, millions. Cesspool. Tuleb hästi palju seda vaata, praegust on hästi palju üleval seda cesspooli, mida kõik valivad. Või õigemini kõik on hakanud sellest rääkima. Mitte et kõik enam valivad, vaid tegelikult on hakatud sellest kognitiivselt nagu rääkima. No see on see, mida Terence McKenna kunagi rääkis. Mingi hetk lõpuks läheb teadlikkus nii suureks ja meil läheb nii veidraks siin. Me peame hakkama rääkima nendest asjadest. Ja selles mõttes, ja nüüd on see käes, eks. Selles mõttes, et nagu kui sa hakkad vaatama, siis come on, kuradi vanad filosoofid, kõik olid pederastid. Keegi ei julge seda välja ütelda. No mis värk on? Selles mõttes, ja kusjuures see on see ka, et vaata, see irritatsioon, et tõde ei ole olemas tegelikult. Sest see on kõik nii suhteline. No jah, sest ainus tõde on teadlikkus ja teadlikkus on aga see, mis sõnul on praegu sellel momendil see on sinu tõde. Ja on tõde ainult sulle sellel momendil.
ainus konstant on muutus. See oleks võib-olla ainus, Jah. mida võiks tõene nimetada, mida me saame sõnadesse panna. Aga vaata, kuivõrd palju me oleme või meil on mingisugune luulu, et me tahaksime, minul oli väga tugevalt, väga suur luulu, et ma tahaksin toimida tõe alusel. No see ongi see, ma tahaks toimuda tõe alusel. See tähendab seda, et kuskil on sul hinnang ja vaatepunkt, et sa praegu ei toimi. Et ei ole tõde. Jah. See tähendab seda, et sa oled juba praegu sinu vaatepunkt lood praegu sinu reaalsus sellena, et sa ei ole täpselt. sina ise. Ja sina ei ole tõde. Aga kui sa oled sina ise, siis sa niikuinii oled tõde. Täpselt. Aga kui sa võtad nüüd nagu väga suurelt seda asja, siis nagu kõigil on paanika osakond, sellepärast et tõde ei eksisteeri ja see hakkab välja tulema. Ja siis see 5 element ja universaalse surrogaadi, need igasugu järgprogrammid. Jah. Kui see reaalsus ütleb, et miski on õige, kui sa näed näiteks netis igasugu, siis sa tead, et see ei ole õige. See on hästi lihtne, kõik on tagurpidi. Nagu see reaalsus ütleb näiteks, kommuuni elu ja tead, kõik peaksid kogu aeg ainult ninapidi koos olema ja kõik üks asjad, siis ilmselgelt sa saad aru midagi viltu. See nagu, või umbes, et hinnangud on tõeline ja me peaksime kogu aeg, ma ei tea, kõike kontrollima ja raha on kõige tähtsam ja ja kõik need asjad on mõeldud selle jaoks, et viia sind tõest eemale. Tagasi maatriksis. Täiega maatriksis. Seepärast, et tegelikkuses suurimad muutused tulevad meil individuaalselt. Ja siis me koos nagu lisame üksteise muutustele ja avame neid uksi ja lähme edasi. Aga see on täitsa teistsugune. Näiteks see, kuidas meie, nagu ütleme, Accessis tehakse seda koos loomine. Ei ole üldse selline koos loomine, nagu see reaalsus seda teeb. Seda struktuuridega. Jah, väga huvitav. See tõevärk on ka ikkagi sükene, mis on väga süke. Sa võid küsida seda, aga see võib väga intensiivseks minna, kui sa küsid seda universum näita, mis on minu tõde. Sest üldiselt ta alati viib su lõpuks sinuni. See on iseenesest hea küsimus, sest ta viib su sinuni, ta toob su siia. Põhiliselt sama küsimus synonüümina nagu palun mulle minu kohalolu piiritult. Kohalolu on sinu tõde. Ja täpselt ja selles mõttes, et see sama keerukusega valik, eks ole, kas see loob rohkem või ei loo rohkem ja sa lihtsalt nagu tünk ja huvitav, et see on liiga lihtne, eks ole. Selle juurde ma tahtsingi jõuda, sest sinu programm paistab olevat, nagu enamusel meist on see mingites hetkedes, on tõmme rohkem kõige suunas, mis on intensiivne. Et see justkui on see, mis teadlikkus suurendab ja muutus. Ja see nagu see, mis nagu tõestab sulle, et sa oled elus, eks. Aga tegelikult see muutus. Aga tegelikult nagu selles mõttes, aga see on ka nagu hästi palju seotud sellega, et see nagu siuke rõõmsameelsus või siuke on nagu kadunud. See kuidagi kaob ära kuhugi, sest kui on space nagu... Kui sa ei ole sina ise, siis sul ei olegi rõõmu. Sa võid olla täiesti kõige vaesem inimene maailmamuna peal ja olla maailma kõige õnnelikum inimene. Sellepärast, et sa oled sina ise. Ja see õnnelikkus on nagu tõde, eks ole, see, mis on sinu õnnelikkus, ei ole minu õnnelikkus ja mis on tema õnnelikkus, ei ole tema õnnelikkus ja see on üldse... Aga kui sul on ideed, mida sa praegu taga ajad, näiteks, mis on õige raha, mis on õige suhe, mis on õige elu, mis on õige teadlikkus, mis on õige access, siis sa alati liigud utoopiliste ideaalide dimensioonides ja reaalsus. See on alati struktuurne vale ja sa kunagi ei ole tõde. Nii kui palju utoopilisi ideaale sa oled kasutanud, mida sa nüüd oled otsustanud mitte enam kasutada, aga see pask tuleb kõik üles praegu pinnale. Ja, aga see on ikkagi see huvitav, see küsimus, kuidas outcreate'ida seda reaalsust rõõmuga, eks? No see ongi vaata, see sama koht, sa ei outcreate'i seda reaalsust, sa valid possibility'd. Okei. Vaata, kui sa võtad selle, nagu sa praegu kirjeldasid, seda outcreate'ida reaalsust, siis siin on ka vaata ikka sees veel see efekt. Ja, aga samas sul on keha. Sa oled siin reaalsuses. Selles mõttes, et sa oled loonud selle keha endale. See, kui sa oled täis teadlikkus, siis sul ei ole enam keha siin. Tõõkse koht.
kui palju sa seda sama lausestruktuuri, Mhm. sest ma olen kuulnud seda sinu suust väga palju kordi. Noh, Palju sa kasutad seda õigustusena, et mitte valikuid no, teha? no, okei. Mm. Märgad, läheb. Noh, see, jah, pigem võiks olla ju see just nimelt see teadlikkuse valik, et okei, kui ma olen 100 korda Merit samasugune kogu see aeg, siis see on nagu igav, eks ole. Tegelikult võiks valida nagu Sinu nii. elus on inimesed, kes sinuga kogu aeg teevad ühte ja sama asja ja on ebaustusväärsed sinuga. Ja sa kogu Jah. aeg valid seda uuesti. Siis enamasti see on see õigustus, mis tuleb. Okei. Okei. Jah, ma annan iseennast ära. Kui palju sa õigustad, et kui sul on keha, siis sind võib ahistada ja vägistada ja tappa. Ja see tõestab, et sul on keha. Siin on midagi veel, see ei ole õige küsimus, tuleme tagasi korra. See on midagi seotud. No igastahes, mis iganes õigustusi sa kasutad, et mitte olla sina ise ka selles kehatus, mis omakorda kingiks sulle piiritu olendi kehastumise. Okay. Ja miski veel siin, mida ma ei saa sõnadesse ka panna, see on praegu avab, nagu pulbitseb sult sealt välja, see energia. Mis see on, kui sa nüüd veel rohkem avaksid ja laseksid selle välja? Tõde, kas see ongi see teadlikkus, mis on praegu puudu olnud maailmas? Ja kui palju see ongi see sama, et mestreaalsus on füüsiline reaalsus? Aga humanoidi mitte reaalsus ei ole füüsiline reaalsus. Ei. Et see on nii 1, 2, 3 dimensionaalne, eks ole, mis... Massreaalsus, ta on tahke, ta on kõige tahkem osa, kujuta ette nagu must aukus, singulaarsus, mis neelab kõik valgus, kogu piiritus universumis. Ja ta on nii tahke ja siis inimesed usuvad, see on füüsiline, see on see päris. Mul tunne, et mul nüüd hakkas äkki aru saama seda, kui suur või mis see on, kui sa nagu oled valinud endale ümber palju inimesi, kes on ainult 3. dimensioonis. Aga me kõik oleme teinud seda. See ongi, see ei ole nii, et keegi meist ei oleks teinud seda. Me kõik oleme teinud seda, lihtsalt osad on otsustanud, et ma enam ei vali seda. See on lihtsalt nagu mingil hetkel. Ja siis sa saad näha, kui see universum, kuule, ole hea, tee puhtaks nüüd plats mul siin. Ja näita, kes päriselt tuleks muga kaasa see rännakule. Siis alles hakkad nägema, kes sul alles jäävad. Aga siis sa näed ka seda, kes su perest alles jäävad, sest sul võib olla seda, et su lapsed ka võib-olla ei vali seda. Ja see on niisugune asi, mida väga paljud isegi Accessis ei ole valmis veel valima. Seda, et võib-olla isegi need pisikesed võivad sulle öelda, kuule, aga ma tahan selles raskes vassas olla praegu. Selles elus mina tahan valida praegu raskust. Ja see on kõige raskem asi vanematel tihtilugu täieliku teadlikkuse avamisega avastada näiteks, et ma ei tea, su lähedased või lapsed või vanemad või nendel on võib-olla teine arvamus ja teine teekond sellest kõigest. No aga jah, aga teistpidi on see jälle... treenima oma lubamist. Ja teine asi on see, et mis ma kõik olen või mis nad kõik mul tuli hästi suur teadmine, kuidas nagu tegelikult ju Niklas pani meid kokku, eks ole, selles mõttes. Niklas möllab ka praegu selle, kuidas sa nagu Accessi ka väga palju teed. Ja tundub, et teised lapsed ka sul vahepeal paistab, et isegi... Nad on nii lahedad, vaata need vanused, kuidas nad nagu lähevad, kuidas nende areng on, eks ole, praegust on Oskar on nagu täiega siuke nagu space ja siis ta vahel oskab nagu siukseid pirne panna, et sure ära. Aga ta ja samas ta on nagu mesimagus, eks ole, ta teab täpselt, kuhu vajutada niimoodi, et kõik sulab. Kõik kohad, kui sa oled ära ostnud teiste inimeste kogemused ja hirmud selle kohta, milline sinu teadlikkuse teekond olla võiks, eriti praegu või minult, aga sa hävitaksid ja kustutaksid selle kõik kordselt ja lubaksid universumil, kui sa oled valmis selleks näidata, milline on sinu teekond. Jah. Mis siis, kui sa ei pea olema enam seal selle varbaga ainult selle ukse vahel ja ootama seda eelvaliku sees, et millal ma ükskord selle ukse lahti löön ja sinna sisse hüppan. Nüüd kujutad, kui palju sa oledki praegu kogu aeg ainult selle kalju äärel, aga sa ei siruta tiibu välja või sa ei usalda, et hüpata ja vaadata, kas sa hakkad lendama? Jah, väga suured. Kas sa soovid valida seda? Jah, tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt.
see on põhiasi praegu ongi see, et vahet pole isegi nagu, et ükskõik mis saab, sa ei tea, mis saab. Jah. Aga sa Jah, tead, aga minu arust see oli kõige ilusam oli see, et mingi hetk, kui poisid olid veel nii väiksed, et nad ei osanud väga palju inglise keelt, siis nad laulsid seda I believe I can die. no vaata, nüüd sa näed ka neid oma point of view'sid, mis siin praegu üles tulevad. Esiteks huumoriga on alati kerge kõik ära lihvida, vaata selles olukorras, sest ebamugav. Ma pean hakkama valikuid tegema. No, ma teen seda, me kõik teeme. Aga Nüüd sa kadusid ära, su häält ei ole kuulda. Täitsa persse. tegelikult sa läägad. Sind ei ole kuulda. tahaks ikkagi hüpata üle ääre, eks ole. Tahaks hüpata üle ääre, tuli praegu alles kohale. sa tuled järgi. Ma tegin midagi selle internetiga. No nüüd, no ma ütlesin, alguses sa viisid nalja peale selle, siis tegid, sa hakkasid vältima õudselt palju. Nüüd jõuame uuesti tagasi. Kui palju sa siis vältidki praegu sealt kaljult alla hüppamist? Jah. See on energeetiline kalju, see on siin see kalju on see vana reaalsus ja vana maailm, kus sa oled. See on see mest reaalsus siis praegu põhiselt. Ja seal on nii ebamugav sul juba, sellepärast sa oled nii ääre peale sinna lükata, et sa veel varvastega kuidagi tipid seal ääres. Aga tiivad ei sirutu, kui sa oled vasta maad. Tiivad sirutuvad, kui sa oled perse ja siis sa hakkad alla kukkuma, siis hakkad tiivad sirutu. Tiivad tulevad justkui kohati mingis mõttes sellest hirmust, et oi, ma muidu kukun alla, vaata. Aga nad ei sirutu, kui sa seal künka peal oled, sa pead tegema selle hüppe ja usaldama universumit, et ta kannab su sinna, kus on tarvis. Kusjuures see on hästi huvitav, et keegi tõi väga hea näite sellest, et linnud ei mõtle sellest, et nad lendavad. Nad mõtlevad, neil on üks punkt, kuhu nad lähevad. Selle tõttu noored linnud, kui nad treenivad, tihti saavad ka surma. Sest nad ei ole veel, nagu seal on mingid teatud olukorrad, kus kui nad hüppavad, siis nad on nagu natuke liiga julged vahepeal oma asjadega. Ei, no teine asi on see, et see tähendab, tihtipeale sa kaotad oma lennuvõime, kui sa üritad kõiki panuseid või kõiki asju, mis sul ümber on, arvestada. Ainus, ja ongi, sa kukud siis, kui sa teed seda arvestamist või sa kardad ja sa ei usalda. Aga isegi siis sa kukud, siis ärkad uuesti ellu, jumal teab mis tasandis ja ikka jätkad seda asja. Igatepidi läheb see edasi. Nii et... Tegelikult, mulle tegelikult väga meeldis. Keegi rääkis, kes ütles, et kui ma olen juba 250 korda olen oma voodis ära surnud, siis tahaks ju midagi muud proovida. Nii, tõde, kas täna on siis aeg hüpata sealt künkalt alla? Jah, tundub küll. Seda sul ei luba. Right, wrong, good, bad, bad, go 100, boys, boys, graces, spaces and beyonds. Kõik, kelle sa oled palganud, et hoida ennast tagasi või kõik, kelle sa oled otsustanud ära päästa, et mina pean teadlikuks tegema oma lapsed ja ma pean oma mehe teadlikuks tegema, ma pean kõik oma sõbrannad kaasa vedima sellele iga kord, kui ma tulen Eestisse, ma pean alati saama kellegagi kokku, ma pean alati nad kaasa võtma sellele rännakule, kuigi nad on vahepeal sükse näoga, et issand, kus mind tõmmatud on. Mitte, et see on vale, aga lihtsalt see on hea näide sellest, kuidas me teeme seda, et me nagu justkui teeme mingit ühte asja, aga tegelikkuses, kui palju me üritame kogu aeg päästa ja teha teadlikumaks, siis mina ju praegu ju valisin ja see on ju nii hea ja nii avar energia, ma peaks ju kõik teadma sellest ja kõik peaks tulema sellega kaasa. Aga mis siis, kui väga suur osa ei tule kaasa ja see ei ole vale, et nad ei tule kaasa. Et millist tõelise lubamise avarust saad sa rakendada praegu, mis võimaldaks vähemalt sinul üksi edasi minna. Ja siis näha, kes on need, kes sinuga kaasa hüppavad. Sa ei saa seda enne näha. Sa ei saa tõmmata kaasa, sa saad vaadata järgi, kes hüppavad järgi. Ja kes nagu tulevad juurde selles mõttes, et kelle tasemeni mina jõuan, eks ole. Sest nagu sinu muutus näitab teistele, et jah, muutus on võimalik. Aga kui sa siiamaani ikka veel ei vali muutust või sa teed nagu kogu aeg seda natukese ja siis jälle tagasi ja natukese ja tagasi. Nii nagu tavaliselt inimesed praegu planeedil teevad.
siis Jah. kõik on muutumatus või pidevas siukses nagu mingis messreaalsuse tsüklites, mis alati viib põhiselt, see ongi need kuradi Big Five'i tsüklid. See justkui muutub, aga tegelikult miski ei muutu. Ma olen ikka seal kuradi künka otsas. Jah, ja see on mingi kuradi twist, eks ole, kus sa ikka nagu keerad ja siis oled täpselt samasugune. Muide, ma tahtsin praegu öelda, sa oled muide selle künka peal hetkel keeratud ja ühe varbaga hoiad sealt kinni. Ja sa vaatad tagasi kõiki neid inimesi, kes sinust maha on jäänud. Sinu taga on meeletu hulk hingi. Kujuta ette, mitte ainult surnud, su taga ongi meeletu hulk sinu lähedased, su pere, su suguvõsad, kõik need asjad. Ja sa praegu vaatad järgi isegi hetkel, sa hoiad ennast ühe varbaga. Ja ma näen seda, sa oled nagu twisted seal praegu. Ja sa ütlesid seda praegu, ma seda näen. Et sa oled twisted seal. Nii et kas sa nüüd oled valmis selle ühe varbakise ka sealt kuradi ära tõmbama ja vaatama, mis saab? Arvad ära kõik. Ja. 100 so spoils sports creation spaces and brands. Jah, hullumeelsusest läks. Väga äge. Okei. Nii. Ja sa rebid seda sealt. Ikka meeletult hoiad sellest kuradi künkas kinni. Ja kui palju see küngas Aga see on huvitav selles mõttes, et see kinnihoidmine, mis see on? Pere. Hoiad sellest ideoloogiast kinni või sellest valest, mille nimi on pere. Mille nimi on kommuun, suguvõsa, pere, ühiskond, sotsiaalsus, kõik need asjad. See on see, mida nimetatakse mugavuseks, mida nimetatakse selleks. Sest ükskõik, mis saab, sul on alati tagauks lahti. Milline see oleks, kui lähed selle tagaukse lõpuks kinni ja lähed ainult edasi? Ma lähen üksi edasi, vahet pole, mis saab. See ei tähenda, et sa lähed ära kuhugi füüsiliselt, see on energeetiline üksi minek. Ja, me kõik jääme maha, aga me ei jää maha, me jääme oma teedele. Sa lihtsalt liigud ja siis sa koged teistsuguseid versioone meist. Nagu ma eelmine kord ütlesin, vaata, ma ei tea kunagi, milline Merit siia tuleb, mis versioon. Sellepärast, et ma liigun kogu aeg üksi edasi, ma ei tea, kus ma jälle liikusin, ma ei tea, mis versioon see jälle tuleb siit. Aga ma tean, et ma liikusin jälle enda teel edasi, vaata. Nii et ma siis võtan vastu selle versiooni, kus ma nüüd siia tulnud olen. Ja samamoodi on sinu ja kõigiga meiega. Kui sa käid seda üksi, niimoodi lähed energeetselt. Sa ei tea, mis versioon su lastest ja su mehest seal pärast on. See ongi muutus. Jah. Väga huvitav. See on nii intensiivselt ise olemine, et sa garanteeritult ajad inimesi närvi. Sa niikuinii ajad inimesi praegu juba närvi, sest sa niikuinii teed seda omal moel nagu validki. Aga mis on siin praegu tänase päeva see samm? Jah, see on väga sellepärast, et ma nagu jah, kui inimesed on minu peale kas närvis või tigedad või ei saa aru must, eks ole, siis mul on olnud tavaliselt ebamugav. Ja siis sa lähed tagasi. See ongi see, mida me kasutame. Selle asemel, et tappa ära see sama energia, mis sa siin alguses väljendasid. See ongi mõeldud selle jaoks, et edasi minna. Lõpuks, mis on nõutav, et sa kehastuksid selleks niimoodi, et sa kogu aeg selles rahus ja kerguses ja rõõmus ja hiilguses. Ja see oma loomult tapab juba kõik selle idiootsuse ära. Nii et sa vaatad... No täpselt. Jah, palun seda. Pupsib siin kõrval, Reip. Mis sa pupsid siin kõrval? Ei no ma mõtlen, vaata, et ma ei tea, kui ütleme, sul on partner, kes kogu aeg annab hinnanguid, et jälle sa valid seda hullupeelsust. Ja see tegelikult pupsib siin kõrval, kurat. Või no ma ei tea, pole kellel on, eks. Aga sa oled nii nagu sina ise, sa oled nagu söke, huisnim, lähme edasi. Ja siis ta on oot, nüüd see enam ei mõju või? Tavaliselt ikka mõjub ju, kui ma siin natuke väljendan oma pahameelt, kui ma teen mingit asja ja ma saan ju siis ta natuke ikka tagasi, vaata. Aga nüüd ta nagu ei võta üldse vedu. Mis toimub? Oota, ma pean siis keerama veel kõvemaks oma hinnangud. Äkki ma saan siis teda veel rohkem ikkagi kasti tagasi, vaata. Aga see ka ei toimi. No oot. Ja siis sa hakkad imelikke asju siis kogema. Ma ei tea, kes hakkavad petmist tegema, igasugused teatud asju. Et veel rohkem konksu siis vaadata, kas saab selle konksuga uuesti süsena kasti tagasi. Huvitav, vau. Ma isegi mäleta, mida ma rääkisin praegu.
täitsa perses. Ma millegipärast vaatasin kõik oma suhteid järgi korraks sellega, sest see on kattus praegu täpselt üks ühele mingi mis mul on olnud enda elus. Just siis, kui ma sama künka pealt hakkasin ära astuma, täpselt need asjad hakkasid juhtuma. Keegi ei ole vale, kui tehakse selliseid asju, see on see reaalsus. See on lihtsalt see reaalsus. Ja, me hakkasime seda teist kodu vaatama. Kohe tekkis jälle. Me rääkisime just vanavaga, ma ütlesin ka, et kurat, mul on mingi taju, et nad on selle tuiksoone peal seal selle kuradi lennujaama ja kõik need asjad, et see energiat nagu niimoodi möllad liigub. Pole ime, et mida teadlikumaks saad, sul lõpuks nii raske seal olla. See on nagu, et ohverdan oma kerguse, et olla kogu aeg teadlik teiste pasast, mis siin toimub. Või ma lähen päriselt ja valin nagu, ja ma tein näitena Shannoni, kus üks naine oli, et see kõrval oli mingi narkopesa, kus nad tootsid narksi ja asju ja see küll lõppes ära, aga ma ei saa siin korralikult olla. See mingi, koli ära sealt. Meliseb edasi, see mingi, tead, ilmselgelt sa ei kuula mind, vahet ei ole, tee mis tahad, lähme selle klassiga edasi. Ja pärast pole, okei. Ja siis, kui lõpuks ära kolis, siis alles hakkasid rahapood liikuma ja kõik asjad hakkasid, nagu see kergus tuli tagasi ja mingid muud asjad. Suhted muutuvad ka, kui sa teed selle tihtilugu niisugused asendimuutuseid. Aga selles mõttes see asendimuutuse tegemine on ju täielik sükene, et üks tahab ühte, teine tahab teist, üks on ühe visiooniga, teine teise visiooniga. Universum, mis on nõutav, milline piiritu võimalikkus ja valikud on mul saadaval selle mehega koos alates, otsides. Täpselt ja teine asi on see, et milline maa soovib minu energiat. Mis siis, kui te ei pea otsima seda kohta, vaid see koht otsib teid. Wow, yes. Seda praegu, see ongi võib-olla see tundmus, mis on pannud teid kogu aeg nagu seda asja alustama, on lihtsalt see uus koht, mis ütleb, kuulge, aeg on teil tulema hakata juba siia. Aga loogika ütleb, et me peame ju tegema kõik. Loogika ütleb, et me peame tegema kõik ja mingit muud moodi. Kui palju lõputseda kõige selle loomisega? Ja, selles on sul ka õigus, et kui see lõputsemine, ma ei oska sulle öelda, mul oleks nagu mingisugune kinni nagu see. Kui palju sa üritad vaadata läbi oma abikaasana, tema loomise silmade, aga tema loomise silmad on tema omad, need ei ole sinu omad. Ja siis sa näed kogu aeg läbi selle, see tundub sinu jaoks kitsas, sest see ei ole sina, mitte see, et see on vale. Ja see nagu selles mõttes, et ilmselt see konksutamine käib nagu hästi mitmel nagu rindel selle koha pealt, et töö konksutamine ja kodu konksutamine ja nii edasi. Kui ma luues muutust ja muutus luues, kui ma luues muutust, kui ma ei vaataks enam maailma läbi teiste silmade, eriti läbi hinnangu silmade ja läbi selle reaalsuse ja mestse reaalsuse silmade ja vaataksin läbi universumi ja iseenda ja enda piingu silmade, siis milline panus saaksid kõik need teised olla? Wow. Täpselt. Selle kõige uue loomisel. Aga siis on nagu, siis sa peaksid ikkagi olema seal kaljult alla hüpanud ja sa peaksid olema nii suur täieliku kontrolli energia, kus kõik on valmis tegema ükskõik sinu jaoks. Sellepärast, et nad näevad, et sa oled tuleviku liider. Liiderdab tulevikku. Tuleviku liiderdaja. Jah. Wow, jah. Wow. Küüs, nüüd on küüs hoiab sealt natukene. Sa lähed seal üleägedalt. Ma tajun ära siis, kui sa tavaliselt need lahtilasvised teinud, sest sinu visuaalne pilt ka muutub. Sa tavaliselt lähed nagu avaramaks. Seni kaua, kui sa alati hoiad sealt. Siis sa lähed aina närvilisemaks ja närvilisemaks ja närvilisemaks. Täpselt, et hakkame ära lõpetama. Siin asi läheb ka karmiks juba. Mul ei jõua enam küün kukub ära kohe. Ja, aga seda sa teed ka. Kui sa siin ka käid, sa teed seda kass ümber palava pudru asja. Sa ei... Ja mis selles õiget või valet on, eks ole? Mis kui see ei ole õige ja valet. Lihtsalt on see iga piingu erinevad toimemehhanismid. Ma näen, minul on see, et ma tahan kõik kogu aeg üksi teha, eks ju, mis tihtilugu vahest ei tööta nii hästi kui võiks. Igal ühel on oma nagu mingid asjad, kuidas nad on õppinud oma piingutega piirama ennast ja tegema mingit teatud asja. Ja, et mis oleks see, et kui sa alati nagu küsid ja näed seda, mis veel on võimalik, mis loob rohkem.
mis on see mis, kinnitus sinus, mida sa ei taha maailmale näidata, jah. mille tõttu sa kogu aeg hoiad ennast tagasi? Mm. Mm. Nagu avamaks kohe. Jah. Sest see, et sina, iga kord, kui me neid asju küsime ja sa tajud seda avamist, ei ole see, et piirangud lahkuvad, vaid see küsimus kõnetab sinu piingut. Ja su piing tuleb siis sellel hetkel siia, hei, ma olen siin. Ja siis iga kord sa nagu võtad oma aju või mis iganes see süsteem sul on, mest või see piing, see antimina või need twist või see third person või mis iganes need asjad. Ja siis see on sinu tööriist, millega siis seda, sest sinu piing on consciousness, millega siis seda lükata, ma ei tohi seda näidata maailmale. Ma ei tohi seda näidata, ma ei tohi seda olla, sest see on kas surmaga karistatav või mis iganes need asjad on. Nii et sa kogu aeg nagu teed sellist. Ja mis siis võimalik on, et sellest nagu vabaneda, sest... Tein rääkis seda, kui see teekond pihta hakkab. Mina 2024 tegin seda, vaata veel. Siis ma ka käisin, 2025 ma veel, aga füüsiliselt kuidagi tegin nende surmaga seoses. Aga siis pendeldasidki kogu aeg nagu edasi-tagasi. Tegelikult see on õige, et pendeldadki natukene, eks ole, selles mõttes, et... Kusagil siin on mingil hetkel see punkt ja ma ei tea, võib-olla tein twist selle nii-öelda, kuidas me nimetame seda asja, see on see stabid natukene, vaata, et ta ütles meelega seda, et mõni teist ei saagi sealt välja. Mõni teist jääbki elu lõpuni pendeldama. Et nii ära implanteeritud, et ei saagi. Ja mulle oli taju, et ta ütles seda meelega, et ma jääks nagu oot. Ja selles mõttes, ja ütle nendele humanoididele, et nad ei saa. Ja. Siis ma olin huvitav, et peale seda ma järsku avastasin, ei kurat, mulle aitab raisk. Need küsime veel midagi nagu Meriti Being siin. Mis on see nii karistus, mis sul nagu, mis on see, mida sa kardad? Mis on see kõige hullem asi, mis sa kardad, et juhtub, kui sa oled sina ise? Kui sa oled see kergus ja see rõõm ja see orgastilisus ja kõik tahavad seksida sinuga ja mängida sinuga ja luua sinuga ja inimesed tahavad, ma ei tea, aega veeta sinuga ja sina tahad omaette olla, sest see on nii mõnus energia, sa ei taha kogu aeg olla kõigi teistega, sest see on nii kuradi juicy, sa oled nagu, man, I'm in my prime, raisk. I touch myself, I want you to love me. Nagu... Ja kusjuures seda peaks lõpetama igale lapsele selles mõttes, et põhimõtteliselt sinu kõige parem loom oled sinu keha selles mõttes, et sellega sa pead elu lõpuni koos olema. Aga mis on see, mida sa kardad? Mis on siin? Okei, karda, mis see segab? Näe, praegu kohe näiteks su being on siin, su visuaalselt lähed ka avaramaks, nagu ma näen kontuure. Okei, wow. Ja nii kui see third person või see muu asi tuleb, siis sa nagu muutud kahedimensiooniliseks, nagu üks pilt ainult. Ja niimoodi käib iga kord ja siis alati being tuleb, avarus, tuul tuleb, jumala mõnus. Ja siis jälle nagu, kus on siis mujal praegu nii parem olla sul selle beingul? No ilmselgelt midagi on praegu sinu eluna või sinu elus, mis tal absoluutselt ei istu. Ja ta ei saa eksisteerida edasi niimoodi. Wow, see oli nüüd väga hea küsimus tegelikult, et tõesti, mis see on, mida ma valin siin, et... Näed, vaat nüüd saad kohe siin, see being on kohe siin. Ja nii ma lägen. Ja ma tajun iga kord, kui me praegu edasi läheme siit piirist, ta tuleb nagu aina rohkem hetkel ja ta suudab kauem olla siin. See on praktiliselt see harjutamine, et olla nagu see sama, see space, et sul on see being, kogu see. No muidugi nüüd nad kõik jooksid minema kodust. Ja, sest su being on siin. Vaata, nüüd sa näedki seda. Aga see ei ole see, et nad jooksevad ära, et nad ei saa olla su kõrval, vaid nad jooksevad ära, sest see, kes nüüd, kui su being jääb siia, vanam teeb ka, kui ma olen ära käinud jälle sitamajas nii-öelda, selles chessboolis, siis enne kui ma chessbooli astun, läheb vanama see, kui ma olen being'us olnud ja astun chessbooli, siis läheb vanama ära see being'u versioon vanamast ja tuleb tagasi see chessbooli versioon vanamast. Kui ma nüüd chessboolist otsustan välja astuda, alati vanama läheb ära, sest tuleb tagasi see being'u versioon, sest mina astun nüüd being'usse. Sest praegu sama, nad lähevad ära, kui sa jääd nüüd being'usse, siis pärast sa koged neid versioone enda
nii-öelda lastest ja ja see on siis tegelikult sinu kogemine, sest see, Jah. mis toimub vanaemas, see on hoopis midagi muud, sest tema võib olla kogu See on aeg sinu piing, aga see, point. mida sina... sinu point of view loob sinu reaalsuse. Ja meie piingud, me saame kogu aeg nagu, on nii palju, mis toimub siin taga taustal, mida me lihtsalt, lihtsalt me ei koge, ei näe, aga me saame tajuda, kui me valime seda täielikku teadlikkust ja sa hakkad nägema seda, et kõik on dimensionaalsuses. Kõik on lihtsalt, ma valin seda, nii nüüd ma olen täieliku piinguna siin, järsku kogu su kuradi space läheb ja siis peab tulema kõik need savad, aga täiesti piingu versioonis. Sest sinu third person aktiveerib teiste third personid. Aga mina olen edasi vaadanud, see teine ütles seda ja ma tajusin, seal oli nagu truth with the lie attached, sellepärast see ei ole see, et see aktiveerib, ta aktiveerib ka, aga sa koged ka seda teistmoodi, sest sa lähed ise sellesse teise kogemusse põhiliselt oma reaalsusega. Nüüd, kui sa lähed näiteks, kui sa valid olla täielikult, ma ei tea, tiimon mingit möla teha või sa teed näiteks isiksusi, mis kutsub teemoid hästi palju, siis sa lähed nii tahkeks, sest isiksused on juba tahke energia ja autonoomia. Ja sa vajud sinna tiimon versiooni sellest planeedist. Ja siis sa vahet pole, on see vanaema siin või ükskõik, vaid sina siin, kõik on teemonid täis. aga näiteks ma teen selle valiku, aitab sellest. Järsku ma olen siin ja meritan siin mingi heelo särab siin pea kohal ja me teeme siin niisugused teadlikud seda ja teadlik seda. Ma mingi täitsa perses, mis kuradi rändajad me oleme. Ja niimoodi me rändame. Nii et, aga siis tulebki see sama, ja see on küll täpselt selle accessi õpetuste järgi. See on iga väiksemgi point of view ja valik, mis sa iga päev teed. Kus sa ütled, et siin ma valin oma piinguga olla, siin ma valin selle piinguna olla, siin ma valin. Ja siis sa näed ära, nii kui sa ei ole, siis siin jälle piing kaob. Ja läheb. Ja sa tajud seda selle järgi, et su piing on avarus ja avarus on su piing. Jah. No ma tajun, et nüüd on see väike küüne tükikene ainult seal küljes, et sa kuidagi niimoodi kreemis seal selle mustava selle asja kohal. Nagu üks samm veel, või see oli isegi samm, sa lihtsalt lase see küüs lahti ja lange. See on nagu, kas sa oled teinud langemisharjutust? Mitte väga palju. See on su usaldusharjutus, vaata, kus ma ei tea, seisab selja taga. Jah. Ma millegi olen teinud, aga selles mõttes, ma isegi ei kukkunud maha, aga see oli väga ebamugav. Ja, see on praegu see energia. Okei. See ongi ebamugav. Ebamugav on usaldada midagi, mis on sõnas mõttes meie jaoks nagu justkui nähtamatu. Sa annad ennast praegu millegi kätesse põhiliselt, mis on midagi palju enamat kui see reaalsus. See ei ole jumal, me ei pane neid väljendeid, aga põhiliselt see on universum, et sina selle universumina, selle kõige piiritu teadlikkusena, kes niikuinii on sul siin kogu aeg, ainult et praegu ta saab teha tööd nii väikeses koguses, sest sa ei lase täielikult ennast sellel kanda. Aga kui sa lased kanda sellel, ühelgi selle reaalsuse elemendil mitte kunagi enam ei ole vägesu üle. Sa võid kukkuda näiteks vahepeal siis nagu justkui tagasi, aga sa oled siis alati rohkem siin avaruses ja piingus. Muidu see on alati teistpidi. Sa oled nagu vähem piingus ja rohkem selles masinas ja siis sa oled nagu täielikult piingus ja vähem masinas. Kuniks sa täielikult oled väljas sealt. Vau. No, tere hommikust, Niklas. Niklas jätkas üles. Niklasil on Ameerika see ajavöönd. Ta mängib Ameerika poistega. Niklas panustas praegu korralikult ikka. Ja. Ta ütles hommikul mulle ka tere kell 6 ja siis läks magama. Nüüd ärkas üles. Jah, nüüd on lahti. Väga hea, nüüd lendame. Ja vaata, kui äge on tajuda. Nii kui sa lahti lasid see, kes nagu sinu piing ja see vägi, mis on, sest nii kui sina seda valid, me kõigil on nüüd võimekus rohkem enda omaga ka ühendusse saada. Iga ühel meist. Nii kui mina seda enda päevas rohkem valin, kõigil on võimalik. Nii et mul läks niimoodi pea praegu valutama saad sellest, et see on nii uus energia. Aga palun.
ja nii see, ma nagu, okei, mis on nõutav, minu lubamine oleks suurem kui see teadlikkus. Mis nüüd siin kinkima hakatakse meile? jah. Ja see on väga huvitav, vaata see, mis mul olid nende silmadega, kui ma viimane kord Eestis olin, mul on olnud järjest, nüüd on veel olnud, et see tuleb ja läheb ära, tuleb ja läheb ära, tuleb ja läheb ära. Ma kirjeldan, nagu pendeldab, vaata. Okei, et see on tegelikult see, et mul, kui ma... Need on need sümptomid sellest. Aga nüüd on vaata, excess ongi selles, et kogu maailm teeb praegu läbi seda, riigid ka teevad seda läbi. Ja selles mõttes, et jah, kõik asjad, kõik, aga see iseenda sita peab ikkagi kõigepealt ära koristama. Kõige parem ongi, su sitt kaob ise ära, kui sa see, mis sa praegu valisid, see on loomult see, mis nüüd laseb selle sital kaduda. Sa ei pea midagi enam tegema. Selle jaoks ongi see usaldamine, sa annad selle suure asja kätte. Ja tema nüüd, ja sinu küsimus on nüüd ainult, millist elu ma tegelikult elada soovin. Palun näita. Ja see on sul nüüd, või kuidas iganes sa seda sõnastada. Ja nüüd on see näiteks, okei, ma valisin usaldada. Milline on nüüd minu tõde? Palun näita universum. Ja mis on see, mida sa küsid ka minult? Mis on see teadlikkus, mis panus saan ma sulle täna olla? Mis kasumlikkus saan ma sellega nüüd maailmal olla? Mis kasumlikkus ma nüüd maailmal olla saan? Ja just nimelt see mitte lineaarselt programmeeritud elu, eks. Ja see on nii ebameeldiv vahepeal, see on nii ebamugav. Sellepärast, et enamus inimesi ei vali nii. Ja. Kõige ebamugavam on siis, kui sa hakkad seda nägema, et väga suur hulka eksessi endaga tegelevad inimesi ei vali seda. Väga ägedaid vahendajaid ka mitte. Ja see on okei. Sest kõigil on oma need hetked. Ja, kõik. Ja no ja, kui sa vaatad ise, kuidas ma kõigun edasi tagasi. Ja, me pendeldame. Et see tuleb. No ja nüüd saad ikka täiesti kohe siin väga jutukas piing. Väga hea. Sarnaseid neid kuradi künkalt hüppamisi. Lõpuks, ma tahaks öelda, et vahepeal läheb see nagu kergemaks. Ta ei ole kunagi kogu aeg ainult selle ühe allegooriana, ta on vahepeal natuke teist või vahepeal on see uks lahti ja teinekord on see mingid, ma ei tea, mis igas huvitavad allegooriad tekivad. Aga idee on lihtsalt alati selles, kas sa valid jälle edasi ja edasi, mitte tagasi. See tagasitõmme on seal masinal meeletult suur ja see vahest on nii. Nagu mul oli nädal mingi huvitav koht, kus oli täpselt süke, aga samas ma tajusin, et see vist jälle, mitte vist, vaid see väänutas mu mingi twisti jälle lahti kuskilt kohast ja siis ma tajusin, kus see minevik oli jäsku nagu nii atraktiivne oli jälle tagasi minna. Samamoodi, siis ma vaatasingi, minu puhul on siis, ma ei tea, sotsiaalmeedia või midagi sellist. See on nagu mingi teatud asi ja sa vaatasid, kuule, selle nimi on hullumeelsus, sest see on täpselt sama tulemus, täpselt samad valikud, sama tulemus, samad asjad, mis on olnud juba. Ja mis veel võimalik on selles mõttes, et mul nüüd ma osalesin mingil koolitusel, et tegelikult on see väga huvitav, et mismoodi energeetiliselt mõjub see, kui sa tegelikult oled nagu paned selle AI enda jaoks nagu tööle, nii nagu sa paned nagu raha enda jaoks tööle või nagu sa paned nagu teised inimesed enda jaoks tööle. Et mis siis veel võimalik on, eks? Ja, sest on siis tööriist, ta ei ole sinu... Täpselt, aga siis sa ei ole ka ise otseselt ühendatud selle maatriksiga, seepärast, et sa hakkad lihtsalt noppima maatriksist välja neid, kes on valmis muutuma. Ja, see on see, et nüüd sa oled väljas sellest ja sa kasutad seda reaalsust. See on alati sinust väiksem. Aga praegu on nii avar hetkel kogu selle mingi asjaga. Nii haavatud. Lõõgastumine on saadavalt. Keha näitab, mis on minu jaoks päriselt lõõgastav ja orgastiline. Millised puudutused sulle meeldivad. Piing, ole hea, lõõgastu veel rohkem. Ja. Wow. Mis siis, kui ma ei pea kõikide teiste asjadega kogu aeg tegelema? Ja see on väga suur, sellepärast, et kõik kogu see aeg nõuavad ja tahavad midagi, eks ole. Ja selles mõttes, et see on nagu
aga see kaob ära, nagu sa selle hüppe jälle oled ära teinud, sest see nõudmine aktiveerub siis, kui see tajub see reaalsus, et sa hakkad sealt jälle uude reaalsusse hüppama ja siis uude Jah. ja uude ja iga reaalsus teeb seda. jah, nii et see on siuke, jah, mis siis, kui sa ei lähegi mitte kunagi enam tagasi, vaid sa lähed kogu aeg alati. ainult edasi. jah. Väga lahe. Läbi sai. Vau. Läbi sai, jah? Väga hea. Väga mõnus. Ma ei ole kindel, et see avalik see YouTube'i video. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas me, Ma panen selle sinna meie sellesse, oota, ma panen ta kinni. jah,